Täna esitleti Pirita kloostris uut veebitööriista digitaalne psalter ehk digips, mis ühendab nii teadustöö kui ka pühalaulu praktika. Loodud keskkond ei võimalda mitte ainult psalme paremini kõrvutada ja analüüsida, vaid aitab edendada ka eestikeelsete proosatekstide keelepärast laulmist. Kuidas jõudsite mõtteni luua selline veebikeskkond nagu digips? Sellel on tõsi pikk eellugu. Kõik algas armastusest ladina pühalaulu vastu, mida rahvakeeles nimetatakse Gregoriuse lauluks. Ja 95. aastalt möödunud aastatuhandel siis oli see hetk, kui ma hakkasin süsteemselt tegelema ladina pühalaulu laulmisega ja juba esimestest kokkupuudetest mul oli kogu aeg selline tunne, et seda peaks saama teha eesti keeles. Ja nüüd, kui on nii palju aastaid mööda läinud, ma oskan seda hästi formuleerida ja öelda just seda, et mitte teha eestikeelsete sõnadega, vaid teha eesti keeles. Sest minu meelest on väga suur vahe, kas me laulame saksa kirikulaulu eestikeelsete sõnadega või ladina kirikulaulu eestikeelsete sõnadega või me teeme seda sama eesti keeles. Ja algusest peale 95.–6. aastast on see mind torkinud ja siis vahepeale jäid õpingud ja kui siis õpingud kõik said läbi, siis kukkus tõesti mulle taevast peaaegu pähe selline mõte, et miks me ei tee sellist asja nagu üks laulukool, kus saab laulda, õppida kirikulaulu. Ja kõik see algas sellest, et seda sõna pole olemas. Pühalaul on küll eesti keeles kasutatud varem, näiteks romaanis Karge meri on seda kasutatud, aga vist minu meelest iroonilise tähendusega. Ja nüüd see püha kirja tekstide laulmine, püha laul eesti keeles algas siis pihta kuskil niimoodi 2009. aastal ja 10 aasta jooksul sündis siis Eesti laulupsalter ja kohe, kui see valmis sai, siis ma hakkasin projekteerima sellest digilahendust, aga palju läks aastaid mööda, enne kui õnnestus leida rahastus sellele projektile ja suur tänu, siin on meie rahastaja Next Generation EU ja tänu sellele me saime siis selle keele kogu luua, mis täna siis teie ees oli. Väga tore. Kellele see keskkond täpsemalt mõeldud on? Seal on see kasutajate ring võib-olla väga lai. Ja tõesti see väga, ma kasutan siin meie võlts väga maailmas täie teadlikkusega. Nagu tänasel minikonverentsilgi õpetlased rääkisid, nii Kristiina Ross kui Urmas Nõmmik, et nii keele uurimisel, keele ajaloo uurimisel, kui tõlkimisel, kui piibli uurimisel on see selline hea ja kasulik tööriist, sellepärast just, et seal on palju informatsiooni korraga koos, nii et hakkame pihta alates õpetlasest, keda on ju vähe, siis sinna vahele jäävad kõik piiblihuvilised, kes tahavad lihtsalt piiblit lugeda ja vaadata, kuidas meie esivanemad on pühakirjast aru saanud ja kuidas nad on sõnastanud, milline on meie nagu mõtte kujunemine olnud. Ja siis teises otsas on kirikulaulu sõbrad, kes saavad siis nüüd tõesti väga lihtsate liigutustega omale teha selle noodi, seal digipsis ja laulda. Just enne kõike psalme laulda seda Natsareti Jeesuse palveraamatut, mis on niivõrd väärtuslik 10 mõttes. Ja loodetavasti just nimelt leiavad selle üles inimesed, kes tahavad kas või kodus ise psalmi laulda. Leiavad üles koorijuhid, kes tahavad jumalateenistustel jumala sõna tekstiga laulda, leiavad üles elukutselised lauljad, kes tahavad oma kontserti repertuaari rikastada, sest et antifoonid, mis me täna laulsime, need on niisugused lihtsamad, aga on olemas ka väga pikad ja keerukamad antifoonid, mis pakuvad täiesti teistsugust väljakutset. Nii et kasutajate ring sellele saab olla tõesti lai, ise küsimus, kuidas meie heitlikkus ajas see leitakse,
see mikropragu nii-öelda ajas, et ennast sellega tuttavaks teha, aga eks me nüüd hakkame pusima, et teha koolitusvideosid ja erinevaid niisuguseid juhendeid, kuidas digipsit erinevalt kasutada. Teie olete saanud digipsi keskkonda juba mõnda aega kasutada. Kuidas see keskkond teie igapäevasele teadustööle kaasa aitab? Aitab nii, et on suurepärane vahend, millega saab tekste üksteise kõrvale panna, seniseid tõlkeid üksteise kõrvale panna, et ma olen küll harjunud kasutama selliseid rahvusvahelisi keskkondi, kus saab heebrea ja kreeka ja muude tekstidega tööd teha, aga niimoodi, et eesti tõlke tuleks kõrvuti, sellist asja ei ole enne olnud. Et see on, kusjuures see teadmine on tabanud ka täiesti nagu välkselgest taevast, sellepärast, et ma ei olnud enne kuulnudki, kui Erik Jõks helistas ja ütles, et selline asi on valmis. Ja nii kui ma sinna sisse vaatasin, sain aru, et sellel on väga suur potentsiaal sellel arendusel. Millist rolli digips mängib 2039. aasta piiblitõlke valmimisel? Ja sellele ma ei oska veel täpselt vastata, aga igal juhul suurt. Et nii palju või vähe, kui ma olen nüüd rääkinud Erik Jõksiga ja siis mõlema tehnilise arendajaga, on näha, et seal on tehtud väga palju eeltööd, mida saaks kasutada siis kas sama keskkonna edasiarendamiseks või mingisuguse alternatiivse lahenduse loomiseks, mis on sarnane, aga mida siis tõlkijad ja toimetajad ja piiblitõlke komisjon ja nii edasi saaksid oma töös kasutada, et igal juhul tõuseb sealt kasu, sellest pole kahtlust. Millistes suundades saaks digips veel tulevikus areneda? Ikka see tekste saab rohkem lisada, see ei ole üldse küsimus. Võib-olla natukene on küsimus selles, et kui selle digipsaltri nimi on just psalter, et siis, et kus on piir tekstide lisamisel, et kas jääda ainult psaltri juurde või siis ainult piibli luuletekstide juurde, kuigi see juba oleks päris palju ja tekib küsimus, kas keegi tahaks mõnda teatud teksti üldse laulda. Aga see on üks asi, aga teine asi on see, et kus saaks mängida natuke tehniliselt, on siis heebrea värsside ja stroofide selline visuaalne eristamine, et praegu saab teksti salmikaupa vaadata, aga et saaks siis ka värsiridadeks ja stroofideks jagada teksti, et seda ma ootaks küll väga. Kiitke teda helisevate simblitega, kiitke teda kumisevate simblitega, kõik, kellel on elu õhku, kiitku Issandat, halleluuja, 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 halleluuja. Suur tänu! Pühalaul on püha lahe. Ütleks nii.